Tere, doktor Lanno. Täna räägime uue haigla ehitamisest ja Narva linnapea ja Narva haigla nõukogu esimees Katri Raik andis teada, et kaua oodatud uus haiglahoone on jõudmas projekteerimisfaasi. Et minu teada ehitusalgus on seni viibinud projekteerimishanke vaidlustuse tõttu, kuid nüüdseks on need takistused ületatud ning projekt saab edasi liikuda. Et uus haiglahoone on väga oluline Narva ja narvalaste jaoks, et võib-olla rääkige paari sõnaga, et miks on see oluline. Tere kõigile. Ja nii see on, et haiglahoone on alati oodatud kogu piirkonnas ja kui me vaatame Narva haigla uuenemise protsessi, siis tegelikult hooned terve eelmise sajandi algusest vaadates on uuenenud kuskil ajavahemikega 30-40 aastat. Et viimane uus hoone kerkis Narva haigla linnakusse 2014. aastal ja nüüd kui me vaatame, et me projekteerime 25. aastal ja hoone saab valmis 28. aastal, siis ka see on väga pikk periood varasema uue tekkimise järel. Et see on võib-olla üks asi, et ta on märgilise tähtsusega, et ajad on läinud väiksemaks, aga kaasaegsed nõudmised on suurenenud ja Narva saab lõpuks endale ka väga korraliku kaasaegse ravihoone nagu Tartus ja Tallinnas. Teiseks võib-olla on oluline see sellepärast, et meil tekib juurde oma tegevuse jaoks pinda, väga kõrgetasemelist pinda, kus uued töötajad saavad töötada kaasaegsetes tingimustes, aga samas ka inimestele tekib võimalus saada kasutada neid uusi meditsiinitehnoloogilisi seadmeid, mida Narval seni ei olnud. Nagu näiteks me paigaldame sinna esimesele korrusele omaenda uue põlvkonna magnetresonantstomografi seadme, mis siis on intelligentne, et biomeetria järgi mõõdab inimest ja selle tõttu kiireneb uuring ja tehisintellekt aitab veel selle tekkinud pildi analüüsi teostada. Ja kolmandaks võib-olla on oluline see, et kui vaadata inimeste enda meelsuse mõttes, siis igasse uude hoonesse on hea ja kasulik sisse minna, sest seal tekib sellise uue korteri või elutunne, et ma loodan, et see töökeskkonna paranemine inimeste jaoks on ka väga oluline. Aitäh! Ja kes on uue maja projekteerija? Rääkige palun. Projekteerimise protsess oli meil keeruline, et me tegelikkuses tegime 2 korda hankimist uue maja projekteerija kaasamiseks. Ja teises voorus siis oli meil veel situatsioon, kus erinevad osapooled pikendasid oma vaidlemisega seda protsessi ja lõpuks ikkagi see, kes kõige parema pakkumise tegi, Osaühing Cirkel ja Mall oli siis firma, kellega me sõlmisime lepingu ja projekteerimine iseenesest kestab ligikaudu aasta, et meil on nüüd hea meel just 30. maiks ehk selleks nädalaks näha esimest korda projekteerija poolt valmistatud ruumide plaani, et kes kus asuma hakkab ja millised uuringud ja tegevused seal sees hakkavad olema. Väga hea meel on selle üle, et haigla enda töötajad on ligi aasta kulutanud oma energiat, et see esialgne plaan valmis teha ning nüüd saab selle pinnalt ka arhitekt oluliselt kiiremini edasi liikuda. Siis on meil selline esimene eelprojekti taoline lahendus on valmis, kus siis juba on juhtmed ja kõik muud asjad ka peal, on septembriks sellel aastal ja kogu projekt peaks valmis olema vabariigi aastapäevaks 24. veebruariks järgmisel aastal, ehk siis lõpp-projekt on siis valmis, mille järgi ehitama hakatakse. Aga kas praegu on juba teada, kuidas see uus hoone hakkab välja nägema? Võib-olla mis eripärad hoonel on, et millised kaasaegseid lahendusi patsientidele on seal välja mõeldud? Ja, nagu siis oli öeldud, hoone on ise 5-korruseline, 1 korrus on meil maa all, 7500 ruutmeetrit uut pinda meile tuleb ja kui nüüd keldrist hakata tulema, siis keldris on kõigepealt meil väga kaasaegne uus haigla apteek, mille sisse tuleb ka siis onkoloogia ja hematoloogia patsientide jaoks ravimite tootmise võimalused ja tingimused. Siis meil hakkab olema seal haigla köök, kes siis pakub toitu kõigile patsientidele erinevates haiglahoonetes ja osakondades ning me saame ka keldrikorrusele oma esimese sellise korraliku konverentsiruumi. Sellelt korruselt hakkab meil olema ka tunnelühendus umbes 80 meetrit haigla 5 hoonega
mis siis muudab tegelikult keldri kaudu juurdepääsetavaks kõik haiglahooned, mis linnakus täna on. Kui me tuleme esimesele korrusele, kus patsient sisse tuleb ja kus on registratuur, siis seal on kõigepealt onkohematoloogia kliiniku tegevused Tartu Ülikooli kliinikumiga koostöös ja kus toimub ka keemiaravi. Hakkavad olema arstide kabinetid ja suur diagnostikakeskus, kus on funktsionaalne diagnostika, röntgen, kaasaegne röntgen ja kaasaegne magnetresonantstomografi seade. Ning veel ülesse minnes nüüd järgmisel korrusele, siis teisel korrusel on eriarstide vastuvõtt, kus tänased polikliinilised ambulatoorsed patsiendid käivad ja on lasteosakond oma kaasaegse välimusega. Kolmandal korrusel on siis nakkushaiguste osakond, mis on COVID ajast meeles ja on olemas ka niinimetatud reservpalatid nendele teistele üksustele, mis veel haigla linnakus on. Ja nende kohal kõige viimasel korrusel, neljandal on siis täis sisehaiguste osakond oma ühe inimese palatitega, mõned paarid palatid juurdes. Ja kolmandal, neljandal korrusel on meil ka intensiivravi haigete jaoks mõeldud pinnad. Väga julge plaan, ma ütleks. Aga minu teada teil on plaanis ka renoveerida olemasolevas haigla üks hoone, mis on pärineb ja on hästi amortiseerinud ja ei vasta ka tingimustele. Et kas see vastab teile, et renoveerimine ka toimub? Ja samaaegselt uue hoone ehitamisega on siis alustatud ka haigla üks hoone ehk siis 6-korruselise haiglahoone renoveerimise ja planeerimisega. Seda tehakse nüüd ühes etapis, kus projekteerimine ja ehitamine toimub korraga ja kuna see haigla peab jääma tööle, sinna peab jääma tegutsema operatsioonisaal, EMO ja kõik teised olulised tegevused, siis tuleb kasutada seda võimalust, et haiglat renoveeritakse osade kaupa. Ja praegu on plaan siis, et kõigepealt 1/3 hoonest kolitakse sealt välja tagasi Vestervalli 15 tänava polikliiniku hoonesse ja sellel ajal, kui see piirkond ära remonditakse, siis tuuakse üle teise 1/3 tegevused sellele juba remonditud pinna peale. Pärast seda, kui see teine pool ka remonditud saab, siis tuuakse tagasi Vestervalli 15 polikliinikusse kolinud tegevused ja kui ka ajaloolisest 1913 haigla 5 hoonest on sisekliinik ära kolinud koos oma tegevustega uude haiglahoonesse, siis võib tekkida sinna juba omakorda taastusravikeskus ja perearstide piirkonnad ehk tuua neid ka haiglale lähemale. Et kõik see kestab ligikaudu 5 aastat ja ma usun, et 2029. aasta lõpuks on kõik see lõppenud ja Narva haigla linnak on suurepärases korras. Aga kuidas te arvate, kas kõik need uuendused aitavad tuua uusi spetsialiste ka Narva? Ma olen täiesti veendunud, et aitavad, sest mul on see kogemus endal olemas, et kui tekivad uued tööruumid, siis tekib inimestel ikkagi soov nendesse tulla ja ma arvan, et täna ongi kõige suurem erinevus on selles, et kui noored arstid ülikoolis õpivad ja Tartu kliinikumi tingimustes on loodud väga kaasaegsed töökeskkonnad, et kui nad tulevad praktikale või residentuuri Narva ja näevad samasugust töökeskkonda või mõnda asja isegi paremat, siis see annab neile meelekindlust tulla ka siia reaalselt tööle. Ja, mulle ka tundub nii. Aga kes on projekti rahastaja? Kas riik või Euroopa Liit ja kas omaosalus ka? Ja, projekt on suur ja kui nüüd võtta uue haigla ehitamise jaoks olevat 20 miljonit ja haigla ühe hoone rekonstrueerimiseks olevat 17 miljonit, siis on aru saada, et see kokku on päris suur summa raha ja haiglal sellist raha ei ole. Ja selle tõttu on siis riigiga kokkuleppel, Euroopa Liiduga kokkuleppel 70% sellest rahast tulemas erinevate fondide kaudu. Euroopa Regionaalarengu fondi rahaga siis rekonstrueeritakse haigla üks hoone ja ühisfondi rahaga ehitatakse välja siis uus haiglahoone. 20% kogumaksumusest paneb siis Eesti riik oma eelarve kaudu ja 10% paneb haigla enda eelarve kaudu sellele projekti, nii et selle raha oleme suutnud viimaste aastatega koguda enda pangaarvele, et seda reaalselt ka osalemisele panna. Aga aitäh teile meeldiva vestluse eest ja edu plaani elu teetmisel!